Nii, Kleisiraadios oli põneva kutse ühele uue ajakirja esitlusel, seda juhtu Eestis iga päev, ma mäletan, et viimast korda me käisime vist ajalehe uue nädalakirja või kuukirja Justil, aga tõesti, täna siin toimub siis uue nädalakirja, oi, ma näen seal Liis Lassi, tervist, et esitlus ja Kleisiraadio on selle üle väga, oi, tervist, tõttaid on nii palju, kuulajad võib-olla annavad andeks, et noh, isegi enda nägu ka just kõige võõram ei ole. Nii, kas ma siit klaasid ja leiangi üles, näed, leian üles selle uue ajakirja, jaa, tervist, ostutav väljaandja Pevat Sõgor, tervist, tere päevast ja peatoimetaja Evidimo Hanila Kukk, tere, väga vahva, kõigepealt traditsioonile võib-olla küsib, kus selline mõte üldse selline, ärme veel pealkirja praegu ütleme, vaatame võib-olla see kuulaja natuke. Jaa. No, kus tuli mõte? Kus tuli mõte? Tegelikult peaks alustama ikkagi väga kaugelt. Võiks alustada tegelikult sellest, et räägime tänasel hetkel Eesti ajakirjandusmaastikul olevatest erinevatest väljaannetest. Ja tuleb öelda siiski seda, et on olemas väga palju erinevaid nišitooteid. Aga niisugust nišitoodet, eks ole, keskealisele mehele meil täna ikkagi sisuliselt saada ei ole. Ütleme nüüd, et see mõõn on tekkinud sisuliselt sellel hetkel, kui Eestis enam, ütleme, Eesti mehed enam ei tellinud ajakirja Sarul, Jomm, ja tuli peale, eks ole, terve plejaad tehnika ajakirja, eks ole, seal automaailma, autopilt, kõik muud. Huvid on teised, eks ole. Pornoajakirju on kaks-kolm pornoajakirja, mis on siin, eks ole, turul tiirutanud ringi, aga no nad ei ole leidnud sellist üldist kasvu, no mehel on seda piinlik osta, eks ole. Me teeme sellise kompleks ajakirja, eks ole, kus on sisuliselt kõik sees olema, mis on see keskelisele mehele eluks vajalik. Mis nime alt siis ostjad leiavad selle nii-öelda müügipunktidest? Ajalehe pealkiri on Keskpäev ja see on tõesti, nagu mu kolleeg siin ütles, mõeldud eelkõige keskealistele meestele. Meie eripära võib-olla on ka see, et peale selliste erootiliste, nostalgiliste piltide keskeas meesterahvale me teatud probleeme lahkame ka positiivses võtmes, mitte ainult ei kutsu inimesi üles kurtma. Näiteks, kui ma tooksin ühe sellise lõigu meie ajakirjast ja me räägime sellisest tähtsast probleemist keskea meestel seas, nagu on impotentsus. Ja siin on meil esimeses numbris ka kirjutatud täiusliku impotentsuse teejuht, kus meil on samas öeldud, me oleme lähenenud positiivselt, oleme öelnud nii, impotentsus. No kellele see ei meeldiks? See on mõnus ja vabastab pingetest. Kindlalt oled sa püüdnud juba esimestest hetketest selles vallas ennast täiendada ja siis me õpetamegi, millised impotentsuse vormid on olemas. Ja on olemas näiteks mitu erinevat impotentsuse vormi. On multiimpotentsus olemas. See on selline mitmekordne impotentsus. On olemas tabamatu impotentsus, millest kohe aru võib-olla ei saa. On hingeimpotentsus. On kas korra katkestan? Jaa. Väga põnev termin, hingeimpotentsus. Hingeimpotentsus. Mida see tähendab? See tähendab otse sõnu öeldes, mees on hingelt impotent. Kui te mäletate, kunagi oli laul selline. Ajakirjas on pildid on juures, eks ole. Igast on ju näited juures. Vaadake seda nägu, ta on ju impotent. Avaliku elu tegelikult. Jaa. Kas see inimene on nišitooted hoidnud selles mõttes ka väga kõigile nii-öelda käepäras, et kõik, kes tahavad, saadavad oma pildi siia ja me avaldame. Leiate lihtsalt rubriigi, kus avaldada? Just. No näiteks on siin, eks ole, kui siin kolleeg juba tsiteeris ühte artiklit, siis näiteks meil on väga hea lugu seekord on mürkidest, millest on väga vähe kirjutatud, eks ole, ja mürk ja nende toimimisest ka. Just. Et ma võib-olla võtan siin meie üks kaastöötaja, kes on kirjutanud väga põneva artikli mürgid. Kui nii mõnedki meist, keda ei kimbuta mõni kuri tõbi, viidavad samuti oma kallist aega toiduainete pakendit ja tagaosasid pähe õppides, siiski piirdub enamus vaid säilituvust kuupäeva, kalorite, süsivesikut ja rasvade takseerimisega. Tegelikult aga leidub veel nii mõndagi, millele oma tervise huvides tähelepanu võiks või lausa tuleks pöörata. Inimese hea sõber, mürk. On artikli, on värviline pealgi, eks ole,
nagu me kõik suurepäraselt teame, on mürgid inimesele tegelikult ütlemata vajalikud ning kuna meie organism ei suuda pikaajalisi mürgivarusid tegelikult säilitada, siis on oluline, et meie toidusedel sisaldaks pidevalt ka vajalikus koguses mürke. Mürgid täidavad meie kehas erinevaid rolle, näiteks on nende roll kanda nii kaitse, transpordi kui ka energeetiline funktsioon. Aga ma tooksin veel inimorganismis on ühtekokku 50–60 000 erinevat mürki, mis kuuluvad nii ensüümide, hormoonide, immuunkehade, hemoglobiini kui ka teiste bioloogilist aktiivsed. Härra Peva, olete te kindel ikka, millest te nüüd praegu rääkisite? Ja, me oleme kindel, aga mis ma tahan öelda, et me oleme teinud ka persooniloo ja persooniloo... Ja ma ütleks veel, et meie lugeja põnevust üleval hoides, ma ütleks veel selle artikli sellise, mis on nii-öelda below the line. Siiski pärineb just suurem osa meie päevasest mürgivarust just teravilja toitudes. Aga me oleme toonud ka selliseid huvitavaid persoonilooks on meil Persed on meil siin üks terve pikk artikkel. Alfred Männiste põikpea ja tema persoonilugu, ta on elukutseliselt tegelikult eluaeg olnud varas, nüüd ta on ka impotent ja ma räägin, loen väikse ta on hingeline impotent. Ütle veel kord nimi. Alfred Männiste põikpea ja on oma olemuse põhjani varas. Tema häältundetoon ja tämber ei lähe segi kellegiga. Ta elab vargustes ja varastab elu. Tema vargus on tema vargustes on sisenduslikkust ja on äärmuslikke tundeid, kel on hing, sel kriibivad need hingekeeli. Me ei jõua tervet ajakirja. Ma tahaks küsida, kui ma tohiks küsida, ärge rääkige te kogu aeg siin räägite. Ma ei teadnud, et te nii impulsiivselt. Sirvime uut ajakirja. See on meil uus ajakiri, me peame presenteerima seda. Selge see, aga jätke lugejatele ka. Ma tahaks justist maa ja küsida kahe sõnaga. Et ma ütlen, siis pole tõepoolest, et rohkem reklaami tahaks teha, aga üks väga huvitav lugu on meil, kuidas ise kodus eesnahka eemaldada. Ta on lõigatud kirurgiliselt. Kas keskeas on seda võib teha? Tuleb ette. Ja väga paljud keskealised mehed on just meile kirjutanud. Ongi hea selles eas teha seda. Inimene teab, mis ta teeb. Et tee, mida... Ei ole selline impulsotsusega selline emotsioon. See läheb sellesse sarja, kui sa midagi veel, mida sa veel elus teinud ei ole. Just, ja see on praegu just nimelt, ütleme nii, et artikkel kannab pealkirja Talupoeglik luksus. Ja võiks öelda küll, et see on just 70. aastatel väga populaarseks saanud ja enam... See tegu või? Kas pere vaatab, kutsutakse sugulased kokku nii nagu... me alustame artiklis seda osa, eks ole, kus me räägime kõigepealt nagu nendest trendidest, et need enam sellised triibuefektid ei ole enam moes. Horisontaalselt ja eristuvad värvidega lõiked ja armid siis, mis suguti otsas. Aga tohib ühte asja öelda, nimelt meil on plaani, või me oleme suunanud oma tähelepanu ka väga madala intellektiga inimestele, kellel huumori veel on esimese klassi tasemel, seepärast oleme teinud huumorirubriigi ja selle aasta niimoodi naine keskeas sinu kõrval. Need on need tömpe, me peame müüma oma ajakirja. Näiteks hakkab nii. Naisel on rahvakeeli üsna mitu nime, mis enamisti inspireeritud tema eripärasest lõhnast. Lääne-Eestis on teda kutsutud haisukotiks ja nii edasi. See on huumor madalalaupalistele. Ja siin me oleme naiste kooli teinud veel näiteks. Ja et inimene, kes on juba, ütleme, keskeas mees, impotent, kiirakas, kes ei ole kuhugi jõudnud. Ma küsiks Peva käest, kes see siin kaanel on? Paljas naine. Me panime kaane peale. Lihtsalt suvaline paljas naine. Me mõtlesime, et me hakkame panema nüüd erinevaid... Et oleks pilt, et püüaks pilku ajakiri. Et ajakiri oleks lettidel paremini näha. Hakkame, paneme kaane peale. Litside pilt. Ta on vana lits, aga ikkagi lits. Ei ole oluline, milline on, aga oluline on paljas. Vana väsinud litsi pilt. Usu see töötab täna. Jah. Nii palju perverte, kui on olemas. Keskealiste ei ole kuskil maailmas. Me saame Belgias Hollandis ka oma paar esimest proovinumbrit, kus me panime, ühele panime purjeka panime kaane peale ja teisele panime Maserati. Ei müü. Viskasime minema terve tiraaži. Aga panid palju vana litsi pildi. Müüs. Mehed läksid hulluks. Impotent läks ka hulluks. Nii, ja takumine, ma vaatan enne tagumiskaant on veel kuulutust lehel. Tagakaanel on teine lits.
ükskõik, kui ma võidin see ajakiri. Kuule, need on üle. Kioskis meil on mitu kord olnud, kui meil esimene number selle litsi pildiga läks meil välja, siis kiosköörid, kes on ise, sisuliselt vanad litsid, eks ole, nad ei tahtnud ajakirja akna peale välja panna, mõtlesid, keeran tagumise poole ette. Pevad Sõgor esines väga ägeda. No aga siin on üks selline väga tugev ment, kes on 87-aastane, aga ikka ajab naisi taga ja tema oma kogemusest naiste püügist räägib, kui peaksin reastama oma kihvtimad ja meeldejäävamad püügid, siis kuuluvad möödunud aastased naiste retked selles edetabelis kindlasti esimeste hulka. Nii et lugegi kindlasti väga huvitav kogemus üle 80-aastane mees, kes on saanud kätte lausa 13-aastase, nüüd ta istub vangis. Kuid elu, me oleme eluajakiri. Elust enese. Keskpäev. Keskpäev, miks selline nimi? Sellepärast, et siis on kõik keskel. Kõik on keskel. Elu on keskel. Päev on keskel. Ei ole enam, eks ole, elu hommik. Ei ole hommik, ei ole ka veel õhtu. Ei ole ka päris õhtu, eks ole, see elu käib. Nii et kui... Elu käib. No näete, siin on kogemused kõik, eks ole. Keskel on veel siis poster. Litsist. Pedede jaoks on sellise siis korralikult see suur kalender, kus on siis perse on suured tehtud, kurvis on 2x2 meetrit, et selle saab siis sealt välja võtta ja panna vannituppa seina peale, see on kilega juba. Nii et, no nagu te näete, amplu või skaala on väga lai, eks ole, piirist piirini me rahuldame kõik perverdist, idiootist kuni kõrgintellektuaali. Näiteks, ma toon ühe kõrgintellektuaali, jaoks on tellijate list lahti. Kuhu lähed? Võta tellijate list lahti. Kuhu lähed? Miks te karjute? Ei, te ju karjuga. Vaitmehaanikast me räägime siin väga huvitaval nanotehnoloogia suguelus. Nanotehnoloogia, nähtamatu piiris. Nähtamata piiris. Kui tihti vaevu nähtab. Jah. Vaevu nähtab. Nanopiiris. Nanopiiris. Kui tihti see asi ilmu hakkab? No kui me saame mitte ajakiri. Sõltub sellest, kuidas me materjali kokku saame. Millega kõige raskem on? Ärge karjuge. Aga keegi tahab trükkida. Algusest me väga palju trükikood mis rubriik on kõige raskem? Me trükime ise praegu kartuli trükiga teeme kodul. Niimoodi. Mis rubriik on kõige raskem koostuma? Köök. Meil ei müüda enam midagi, söögipoes ei müüda midagi. Toidust ei taha keegi kirjutada. Huvitav. Igal juhul soovitame siis kõikidel huvil, nagu te ütlesite, idioodist. Kõrgintellektuaalid. Ja muuseas kõik spordihuvilised, nii napakad kui ka targad. Tähelepanu teile järgmises numbris. Meil on ekstra väljaanne, kus ilmuvad maailma kõigist ringradadest joonised. Kõigist, absoluutselt. Zimbabwe's, Ameerika Ühendriikides. See on Käina kardirajaga algab. Ja lõpeb Zimbabwe džunglis siserajaga. Okei. Tere tulemas. Hinnast me rääkinud. Kas me räägime hinnast? 69 krooni. Jah, on poole aasta pärast. Räägime, jagame tasuta. Ja esimese numbri neid postereid me müüme siis veel eraldi ka. No need persepiltid. Jah. Ja seal on ka niimoodi, et kes tahab ilma kileta. Minge Statoili, kui te küsite pronkspesust, siis peate saama selle persega posteri tasuta, kui kassapidaja pole seda endale võtnud. Siis saate autos nii kaua, kui peseb nihverdada oma ette. Nii. Mis täna pärast presentatsiooni kavas on? Pidu. Lähme sööma ja pidutseme. Okei, head pidutuju ja head ostmist ja julgeid ettevõtlisi. Julget ostmist, ärge peljake.